Siin Tiina Pelli käsitöökanal ja täna hakkan ma tikkima uut asja. Vähemalt kavatsen ma teha selle paki lahti ja koos vaatame siis teiega, mis seal sees on. Tegemist on siis sellise asjaga nagu padi. Ja selles komplektis peaks olema sees, ma ei ole teda veel lahti võtnud, aga siin peaks olema siis sees kogu materjal, mis on padja õmblemiseks ja tikkimiseks vaja. See on firmalt Luka S ja Premium Line, see on siis nagu raskemad tööd, ma saan niimoodi asjast aru, ja kvaliteetsemad. Natukene krõbiseb see siin. Ja Luka S on Moldova firma. Ja mina ei tea Moldovas küll mitte, kui midagi ma pean ütlema. Googleldage seda firmat Luka S, kui te ei ole varem kuulnud. Sellepärast, et Luka S teeb vapustavaid disaine tikkijatele. Ja ma siit pealt loen seda siis, et padja mõõdud on 40 × 40 centimeetrit. 18 värvi, muline värvi ja tikandi suurus on 27,2 centimeetrit ja kanva on Lugana. Ma tean, et varasematel väljalasetel sama padi oli mitte Luganaga, vaid oli Aidaga. Kus on augud sees, Lugana on siis labasekojaga kangas, mis on ühtlane selline, mis on väga mõistlik minu meelest. Zweigart. See kanva on Zweigart ja Ankor Mulineed. Ja see info on siin eespool. Ja kui tagartpoolt vaadata, siis vaadake, milline värvide mäng. Rohelised, kollased, pruunikad, punased, oranžid, roosad. Ja siin on kirjutatud siis veel seda, et Muline Ankor 100% mingisugune puuvillane. 100% puuvill, kanvaat Zweigart, skeem, nõel ja instruktsioon. Ja võtame lahti, ma ei ole siiamaani raatsin lahti teda teha, et pärast ma teda niimoodi ilusti tagasi kindlasti ei saa. Vau. Nii. No, muline lõnga muidugi palju ei ole, siin on siis keritud sellistele alustele, kust tuleb nad kindlasti ümber tõsta, ma kujutan ette. Sümbolid on juures. Natuke läigivad. Siis on siin lukk. Siis on siin see kanva. Nõel. Tundub väga väike nõel olema. Ma ei tea, mis suurus see on. Terav. Mulle meeldivad tömbid nõelad. See on siis Lugana, ma saan nii asjast aru. Ei ole väga suur tükk. Ma näitan lähemalt seda kanvaad, et kust te teate, et ta Zweigart on. Teinekord on oluline seda teada. Või Zweigart siia äärde koob oranži sellise riba. See on Zweigarti tunnus. Kanva tuleb ise ära töödelda, ta juba natukene hargneb ja vaatame seda lähemalt selline. Siis on padja, ma saan asjast aru nii, et see on padja see tagumine kangas. Ja ma pean ise nagu siis, ise pean kõik tegema. Ei, ühesõnaga, seda on väga vähe. Näete selline. Ilus puhas punane lipuvärv. Kas sellest jätkub kogu padjaks või? Lukk on küll pikem kui see kangas, mis mul siin on. Okei, vaatame edasi. Siin on tiitelleht. Ja nagu ikka, siin on mitmes keeles siis inglis 12. aprill 2018 ilmselt on pakendatud. Kuidas tikkida? Pealmine rist jääb siin alt paremalt üles vasakusse nurka. Muideks minul on täitsa kama 2 kuhu poole need pealmised ristid jäävad, et mul on erinevate tööde puhul see täiesti erinev ja mind üldse nagu ei häiri see, et ma pean mõne teise töö puhul kuidagi teistmoodi tegema, et kuidas
kuidas esimesed ristid nagu juhtuvad, nii ma terve töö teen. Et ma kujutan ette, mõne inimese jaoks võib-olla see jälle jube häiriv, et sa pead midagi teistmoodi ümber õppima, aga ja kuna ma alguses hakkasin kohe tegema nii, et kord ühtepidi, kord teistpidi, muidugi mitte ühes töös, et üks töö on ikka kõik ühe selle kaldega, ristidega. Tehke pooleks siis kangas, leidke keskkoht, kasutage siis raami või neid tikkimisrõngast pealt. Ärge tehke sõlmi töö tahapoole, no seda kõik tikkijad ju teavad juba. Ristikesed tikitakse kahekordse mulineega, üle 2 lõnga, ühe 2 selle, mis ta on siis, lõimelõnga. No, ma arvan, et see Lugana, et see on umbes, see peaks vastama, siin peaks olema count 28 Luganal, ma kontrollin üle. Ja see tähendab seda, et ristid tulevad sama suured kui number 14 Aidal. Ja lõpp on kirjutatud, et töö lõppedes tehke see tikand märjaks toatemperatuuril vees 2-3 minutit. Ma ei oska seda eesti keelde nii täpselt tõlkida, ma saan aru küll. Ühesõnaga, et sa nagu ei nühi teda niimoodi käte vahel, vaid õrnalt. Välja muidugi väänata ei tohi tööd ja tuleb jätta siis kuskile pinnale ta kuivama. Ja siin on skeem, huvitav, kas õmblemise kohta ka midagi on või? Vaata, mis siin veel on. Nii, siin on siis see padi. Siin on juba see skeem. Aga ma pean ütlema, et ma kavatsen tikkida seda cross-stitch saagaga. Mul on see juba leitud. Ma pean lihtsalt ära kontrollima, et kõik on õige. Ja skeem on siin suurtel lehtedel. Päris kuidagi kurvalt üksikud ristid siin suure lehe peal. Aha, siin on lõpuks ka natukene, siin on nüüd lõpuks ka siis seda lille. Et ma mõtlesin, et see on siuke vahe, siuke töö, hästi lihtne, kerge tuleb välja, et siin on üle 4000 risti. Siin on see lilleosa, aga ja siin on garantiidalung. Minu meelest on Luka S ainukene firma, kes annab garantii oma sellele komplektile kaasa. Ja see garantii peaks tähendama seda, et siin komplektis on piisav hulk materjali ja nad võtavad vastutuse, kui on mingisugune tootmisdefektiga töö ja on alati nõus siis probleemi lahendama. Pooltalongi tuleks siis nagu siis saata neile siis, no ma ei tea. Kas ma hakkan kunagi midagi Moldaaviasse saatma, Moldovasse. Aga mulle praegu arusaamatuks natukene ikkagi see. Ma saan niimoodi asjast aru, siia tuleb see minu tikand. Et padja tagumise poole kanga ma pean ikka ise võtma või? Kas siit tuleks välja nii padja esimene kui tagumine pool, võib-olla tuleb kah? Kui ma siit kokku panen, et tegelikult võiks ju siin olla ka see sees, kuidas ma ikka teda õmblen. Ma teen siksakiga ära siit ääre ja siis ma plaanin teha, teate millise asja või? Ma plaanin teha tikkimismaratoni 24 tundi, aga see ei tähenda seda, et ma 24 tundi ainult seda tikandit hakkan tikkima, vaid kui palju ma 24 tunni jooksul üldse jõuan tikkida. Siin on 4000 ristikest, et kui mõtlesin algul, mis see töö on üks õhtut tikkida, siis tegelikult siin on 4000 ristikest. Ja kui ma igas tunnis tikin võib-olla 150-200 risti, siis läheb ikka päris palju tunde, enne kui ma ta valmis saan. Kell on 22:22 ja ma lõpetasin oma maratonitöö ettevalmistuse, mis võttis mul tegelikult aega üpris kaua, minu meelest üle 2 tunni. Ja mida see sisaldas? Kõigepealt ma tegin selle asja ära, et ma liimisin selle skeemi kõik kokku ja kuigi ma kavatsen cross-stitch saaga järgi tikkida, siis ma kasutasin seda skeemi nüüd selleks, et ma kontrollisin ära, kas saagas ja siin lehel on muster samasugune. Muidugi ma ei jõudnud kõiki ükshaaval neid sümboleid üle kontrollida, aga nii palju need osad, mis ma vaatasin, need kõik kattusid. Järgmine asi, mis ma tegin, on see, et mulineelõngad on sellel alusel, sellisel alusel ja siis ma võtsin siit lihtsalt
kerisin lahti vajaliku pikkuse, mis ma arvan, et minu jaoks on okei. Ja lõikasin jupiks ja siis ma tegin selle asja, et kõik need kimbud nõelaga ükshaaval. Ma tõmbasin ükshaaval need mulineed siit välja ja läbi sõrmede triiksin ära, sellepärast et kui seda ei tee, siis ta on selline hästi nurgeline ja ma tahtsin, et tikkimiseks oleks mul siledad mulineed. Ja organiseerisin ma siis jällegi sellele, issand, kas on Tubko, jah, sellele alusele. Muideks taolisi aluseid teevad nüüd ka hiinlased järgi. Valget värvi ma ei ole AliExpressis näinud, aga ma tean, et ma olen videotes näinud, et keegi on seda kasutanud. Ja üritan need ikka niimoodi kätega siluda, et nad väga kortsus ei oleks. Täitsa vahepeal mõtlesin, et kuna mul võttis see jubedalt aega, see ükshaaval nende niitide väljavõtmine igast kimbust. Et tegelikult ma tean, et on tikkijaid, kes oma mulineesid enne tööle asumist triigivad. Ma ei tea, kas te olete seda kuulnud või olete teie ka üks nendest või olete mõelnud sellele, siis ärge arvake, et te olete ainukene. Et seda täitsa tehakse, aga mina seekord ei triikinud, kuigi kui ma neid vaatan, neid kohti, siis ma mõtlesin, et tahaks ikka triikida. Ja kirjutasin need sümbolid siia teibile, maalriteibile, et kogu aeg on olnud igavene küsimus see, et siia keskel on üks riba, eks ole, ja selle Tubko alusega kaasatakse vist 2 riba, seal on mingi liim all, aga see ei seisa üldse kinni. Ja kõik lahendused on tegelikult imelihtsad, ainult ise ei tule selle peale, et keegi siis jälle videos näitas seda, et paned tavalise maalriteibi, eks ole, sümbolid peale, ja väga hästi hoiab kinni ja jälle selline, et ei tule iga asja peale ise ja samas on see nii lihtne lahend. Ja mis ma veel tegin ära, ma natukene seda Canva Luganat triikisin, panin raamile, ära ääri ma ei pingutanud, ma ei tea, sellel vist ei ole väga oluline, tähendab, mul ei mahtunud need pingutid siia ära lihtsalt, et mul peaks olema laiem raam siis. Aga kuna ta on nii väike protsess, siis ma arvan, et see pingutus, mis siin praegu on täiesti piisav ja see sinine niit siin on keskkoht. Ta on mul siia praegu rohkem alla keritud, et ma hakkan keskkohast tikkima. Ma ei ole kunagi varem ühtegi tööd keskkohast tikkima hakanud. Siit ma tulen siis alla, teen need varred ära üles. Ja ma mõtlesin, ma teen niimoodi, et 2 tundi tikin ja siis teen vahekokkuvõtte, kui palju ma olen suutnud tikkida. Näitan kas siis videot või fotosid sellest, kuidas mu töö on edenenud ja mis muljed mul on jäänud ja kuidas mul on see asi õnnest. Ja valmis panin ma siia ka magneti peale siis niidi sulase, ilma milleta mina ei saa üldse tikkida. Mõned nõelad täiesti suvaliselt, mul on nõelte suhtes selles mõttes, mul ei ole nagu nõelte suhtes üldse mingisuguseid nõudmisi. Hakkan tikkima, kui sobib, siis tikin, kui ei sobi, võtan teise vastu, sest mul on kõik läbi segi. Firma nõelad, AliExpressi, Hiina nõelad, kõik on läbi. Ja üldiselt ma olen enam-vähem kõigiga rahul, et kui ma näen, et mõni nõel hakkab lõhkuma väga mulineed, siis ma lihtsalt selle viskan minema. Kell on 22 ja varsti 30 pool 11, et 12:30 aeg, siis ma peaksin tegema esimese kokkuvõtte. Soovige mulle edu! Kell on kohe 12:30 öösel ja mul on 2 tundi tikitud ja valmis on mul siis ainult nii palju. Ma pean ütlema, et väga raske algus on olnud. Ma olen 2 tunni jooksul suutnud tikkida ainult 185 ristikest. Tavaliselt ma tikin tunni aega sama palju. Ja minust ei saa mitte kunagi värvide järgi tikkijat, et juba siin alguses tikkisin ma valesti, lugesin midagi. Sest et ma 10 korda kontrollisin, harutasin üles, see harutamine võtab tohutu aja. Ja hästi palju läks mul aega sellega, et ma alustasin siit ülevalt, tulin alla. Ja siis ma tahtsin selle teise varrega siit alt üles minna, et seda vahemaad nagu välja arvutada. Ja ma julgen, seepärast ma tean, et kui ma värvide järgi tikin, see protsent, et ma eksin, on 100. Ja sellepärast ma ei julgenud alustada mitu korda. Kontrollisin üle, kas see vahemaa on õige, ega ma ei tea, võib-olla siin üleval selgub, et ikkagi on mul 1 ruudu võrra või 1 selle lõnga võrra valesti see arvutatud. Aga ma olen andnud endast parima, aga ma loodan, et edaspidi läheb natuke kergemaks see asi veel, et ma pean ikkagi võtma luubi appi
ja mitte üritada kangelast mängida, sellepärast et mulle tundub, et ma ikka korralikult ei näe. Pruunid ja rohelised värvid, et ootaks nagu rohelisi varsi, aga siin on jah sellised pruunikates rohelistes toonides iseenesest hästi mõnus värvigamma. Ja praegu ma jätan selle töö siia laua peale ja hommikul katsun siis jätkata.